selle 750. Ja. Kulddirektor 32%. Pange tähele, et põhirahv pandi just selle kullades märkti peale. Ongi normaalne. Ei, mitte 750. Mitte 750. 750, see on eraldi 50 preemiat. Sul ju tõuseb nüüd ju 8% ju põldkondade pealt. 8-10 vaata. Kui me saime siit enne 5, siis nüüd me saame 10. Kui me saime siit enne 8, siis nüüd me, või 5, siis me saame 8. Vot siit tõuseb see. Ja kokku, kui sa võtad kogu selle kompoti, siis tuleb keskmiselt 24%. Sul on pointi teha. Et ja miks, siin on veel üks väga tähtis nüanss see, et me liidame oma esimesse liini. Meil on kasulik liita oma esimesse liini. Et me tegeleme, kas me nüüd liidame, aga me tegeleme oma esimese liiniga. Me tegeleme nende inimestega, tarbijatega, kes meil on, me anname neile informatsiooni. Me anname neile häid vihjeid, mida osta, loome neile komplekte, nii kaua nad hakkavad ise seda mõistma. Ja nemad hakkavad oma esimest liini toetama. Smaragdirektorite sissetulek keskmiselt kasvab 33%. Teemantdirektoritel 31%. Ja meistritel vaesitestel ainult 12. Kuule, et me liiga hästi ennast ei tunneks. Kuule, aga 12% sinu sissetulekust on palju rohkem kui 30% näiteks Smaragdirektori sissetulekust. See on see proportsionaalsus. Kord on Veskonna all ja piibelehт peal. See on tasakaalustamine. Ja Raivo. Aga mis oli see, et 5 inimest tegeleb, et ärge mingi ahneks, ärge toppige ikka esimeste liini, vaid tehke meeskondi varem ja panustage meeskondadesse. Et teil oleks mitte 600 inimesed liinis, vaid ikkagi 5 või 12. Et nii, et jõuaks tegeleda, vaadake, et jõu tuleviks. Jah, et valige välja oma sellest top 100 nimekirjast 5 inimest, kes kõige rohkem tahavad. Ja kuidas neid ära tunda? Need, kes esitavad kõige rohkem küsimusi. Need, kes kogu aeg tüütavad teid, helistavad teil söögi alla, söögi peale. Need on teie inimesed. Need, kes on skeptikud, need on teie inimesed. Mitte need, kes kuulavad ära, ütlevad lihtsalt, et ma tean, ma olen skeptik ja lähevad minema. Need, kes saavad küsima, aga mis on ikka see ja miks on ikka naa ja miks on... Selle järgi tunnete ära inimesed. Sina olid ise selline, ikka vaata, tuli klubisse niimoodi, et kas see vesinik on mõjub ja teeme katseid ja ikka ju... Teine asi veel, kuidas oma struktuuri siis sorteerida, et otsida sealt endale tulevasi meistreid, on see, et võib-olla te ei tunne seda inimest, aga kui te näete, et seal on 200 punktine ost, siis ilmselgelt inimesel on nagu suur huvi. Et siis tuleks selle inimesega võtta ka nagu ühendust ja rääkida talle nendest võimalustest. Mitte lasta tal teha kogu aeg suuri oste ja jätta teda informeerimata sellest võimalusest saada toodet tasutamaks. Et see on nagu ka oluline. Muidugi need, kes teevad suuri oste, nad saavad üllatuse siin, kui küsitakse, nagu mul üks tuttav oli suuri oste tegi, aga teda ei huvitanud midagi muud. Aga siis üks päev, kui tuli ostma, juhuslikult mina olin ka siin temaga kaasa, siis öeldi, et kas boonust ei taha kasutada, oli 64 eurot boonust, eks oli, ta vaatas silmad punnis, mis asja 64 eurot. See on kogu aeg boone, ma rääkisin sulle. Jaa, aga kui inimesel on seal näiteks, ütleme 350 punkti ja seda ikkagi võid öelda, et kui sul näed, tuleb juurde. Et 150, kui teed juurde. Juba sa saad kui palju tagasi. Aga ma tahan ka küsida sealt, et bonus isiklikult grupid, kas see on ühtlaselt nüüd igalt tarbijalt 25% või see on, mis number see 25%? See on 20-25%. Et kuidas seal see samamoodi nagu oli või? Jaa. See on kuni premium tarbijani on 25% ja kui on premium tarbijani on 20%. No kui sinu... 15 kuni 25. Et seal on ikkagi erinev see protsent, eks ole? Et see osa tegelikult ei samaks põhimõtteliselt. Aha, no selge. See osa ei samaks... Et oma ostudelt 25, ja. Premiumit 15 ja siis ülejäänud... Saab 25 ka selle tarbija pealt alt otse, aga tema alt juba saab 20, sest 5 saab tarbija ise. Aga see on ikka säilinud see, et tarbija pealt tarbija saab 5%. See on säilinud. Et tarbijal on ka kasulik lihtsalt soovitada, sest mul on olnud juhtumeid, kus inimene ütleb, et jah, et olukord on selline, ma tahan seda vett,
aga noh, praegu ei ole raha. Ja millal tuleb, ei tea, eelarve on täitsa lõhki, siis nendel on väga soovitada. Nüüd 20 inimesele vee ja see on oma visi tasuta. Veel lihtsam, ostad 5+1 pakkumise, üks on sul kohe tasuta, ülejäänud müüd maha. Ka on tasuta käes. Et alati võib pakkuda inimesele erinevaid versioone. Et kõik on võimalik. Ja ärge kartke seda tasuta saamise võimalust, sellepärast et see... Et tarbijal ei ole kohustust osta, aga kui tema alla ostetakse, siis tema saab ikka oma protsendi. Boonused saab, jah, tal koguneb. Tarbija saab boonused, tal need Ehti koguneb. tal jooksval kuul endal oma tellimist. Ikka tal boonus ikka koguneb. See on 5%. Aga ta selle kuul ei saa tagasi. Jah, ta ei saa osta sellel põhimõtteliselt. Või tegelikult, kui tal on ju nüüd, oletame 20 inimest on ostnud seal temal vee, tal on tulnud protsentidest nii palju, et ta saab vee endal võtta, siis ta saab ju põhimõtteliselt. Minu arvates ei saa. Kui ta ise ostab. Ta peab ikka ise ostma sellel jooksval kuul. Ma ei rääkida, ma mitte inimest, kes üldse selle klubis ei käi. Ma tean, et alg tegutsevad ja ma uurisin välja, neil on boonus, ja mõtlesin, kuule, tuleva boonuse järgi, sulle siin saada ja on ka või. Noh, all tegutseb inimene, ise pole ütle, ja saab. Boonuse eesmärk on lülitada ikkagi inimene tegevusse. See on väike. Ta niisama tal ei anta, ta peab ikka ostma tulema. Ei, raha. Kui ta tuleb ostma ja siis ta saab kasutada boonust. Ta saab kasutada boonust, mitte ta ei saa boonust endale kätte. Boonus tiksub, aga kätte saab kauba. Raha saab kätte alates direktorist. Võta rahana välja ja osta uuesti. Või võta veel kaupa ja tee tasaarveldus. Et võimalus on kõik olemas ja minul ettevõtjana algul nagu selline suur küsimärk peas, et kõik sellised asju uurinud ja näinud ja teisi kompaniisid näinud ja ma olin näinud eelnevalt seda, et nende lubatud rahadeni ei ole väga kerge jõuda. Sel hetkel, kui sa hakkad nagu raha saama, tõelist raha, siis on seal mitmeid tingimusi veel tuleb välja, et seda peab täitma, toda peab täitma ja siis sa nagu saad alles mingeid punkte kuskil, aga raha sa sellist ei näe, et sa siis nende punkti eest pead ostma nende kaupa. On mitmeid erinevaid kompaniisid sellised, aga reklaamitakse kui raha. Ja ma tahtsin näha, kuidas see siin on. Ma ei uskunud ennem seda, et kas tõesti makstakse reaalselt raha. Ja kui ma sain direktoriks ja esimest korda mulle anti seal mingi pea 100 eurot, vau, 100 eurot ja kohe niimoodi üle ja anti. Ja kui me oleme siin distribuutorid, siis tegelikult meie vastutus on ikkagi rääkida sellest võimalusest, mitte karta. Mitte karta seda rahalise poole võimalusest rääkida. Et see on meie vastutus rääkida. Sest ma olen seda ka 100 korda toonud seda näidet, et mina näiteks olen nii viisakas hea inimene, et ma Karinile ei räägi seda. Sest mul on tunne, et siis ta keerab, kannab ringi ja läheb minema. Ja viin talle kaupa isegi võib-olla liida või mida iganes. Siis tuleb Ilmar, kes ei jäbene seda, kes näeb seda, et see on Karinile kasulik, suurepärane võimalus ja räägib talle täiesti ilma igasuguste süütunneteta aitavad selle jutu ära. Ja üks päev ma tulen klubisse ja need tulevad kahekesi käest kinni vastu, et kindlasti algavatel direktoritel on seda niisugust nutuvõru suu ümber olnud, et kus sa justkui oled väga hea inimene, kedagi säästad, mõtled kellegi eest, et talle see ei meeldi, talle tundub see survestamisena ja siis jääd lihtsalt üks päev ilma. Nüüd võid ju küsida ka, kas sind huvitavad, kui ma ei räägi. Alati on kasulik pakkuda kõiki võimalusi, ärge häbenega pakkumast kõiki võimalusi. Ja algul inimesed kardavad nagu lahti seletada seda asja. Et nad mõtlevad seda, et ma nüüd pakun võimaluse ja siis teine küsib mu käest, aga kuidas, et seleta mulle. Siis nad kardavad, et nüüd ma pean seletama hakkama, ma ei saa isegi aru sellest, kuidas. Siis teil on alati olemas sponsor, kellel saate helistada ja öelda, et kuule, mul tekkis üks huviline, saame kokku, räägime. Sponsor on väga happy, ma saan kellega jälle näidata mingit teed. Te ei tüüta sponsorit mitte mingit moodi, sponsor on õnnelik teie üle, kui te leiate enda kedagi. Ja saavad 3 inimest kokku, teevad selle töö koos ära tunni ajaga ja kõikidel läheb laiali, kõik on rõõmsad, kõikidel on vähe rohkem teadmisi, kuidas raha teenida.